tere, armsad! Mul tekkis soov teile siia nädalavahetusse veel üks video lisada, sellepärast et meil on pühapäeval portaalipäev ehk siis 11. jaanuar 11.1. Ja kui me liidame 2026 kokku, me saame ka ühe ehk 4 ühte. Ma juba hakkasin seda videot sulle lindistama, aga mul hakkas nii palju energiat korraga läbi tulema, et ma pidin lihtsalt katkestama ja selle fookuse tagasi saama. Et see portaalipäev, mulle tahab, ma ei ole kunagi kanaldanud sellist asja, aga selle portaalipäeva kohta justkui nagu tahab sõnum läbi tulla emapuult. Kosmiline emapuu, kes ta justkui nagu vaatab kosmiliselt meid kõrgemalt, juured on tal siin sügaval maapõues ja ta puulatv on täiesti seal universumis igal pool on tema oksad. Justkui nagu selline täielik kosmiline ema mingis mõttes. Ja kõik puud on killukene temast, nii nagu meie oleme killukesed Jumalast või siis algallikast, eks ole. Nii on ka kõik puud killukesed temast. Ja selle kosmilise emapuuga ühendumiseks piisab sellest, et sa käid puid kallistamas või metsas. Mina käin puid kallistamas, kõlab natuke naljakalt, aga tegelikult mulle tohutult meeldib. Ja mida ma olen kogenud on see, et kui kallistada puud, kelle oksad on siis ka minu kõrgusel, eks ole, siis ma olen kogenud seda, et need oksad võtavad ka minult ümbert kinni, et nad puud kallistavad vastu. Ja minu vanaisa oli see, kes oskas puudega rääkida. Ta oli minu jaoks kõige müstilisem inimene üldse ja kõige ägedam inimene üldse. Ja tema oskas puudega rääkida. Tema mulle natuke ka seda õpetas, kuidas puudega rääkida. Ja puud on matriarhistlik ühiskond või siis süsteem. Ja nende energia on nii selline rahulik, aeglane, aga hästi toetav. Selle emapuu energia on nii selline nagu seisaks peopesal siin ja ma olen siin nii kaitstud ja nii hoitud ja nii armastatud lihtsalt. Ma tunnen, et see energia on nii selline hästi meid ümbritsev ja toetav ja hästi stabiilne. Ja kui võtta nüüd need number 1, meil on 4 ühte järjest pühapäeval, eks ole. Ja kui need 4 ühte panna nii-öelda nagu ruudu igasse nurka, maja igasse vundamenti, siis tekib ka stabiilsus, täpselt samasugune stabiilsus. Juured on mullas. Energia, siuke nagu võrdusmärk selle puu energiaga. Ja selle portaalipäeva energia ongi paigalseis. See ei ole selline energia, kus me nüüd hakkame looma täiega, hakkame tegema, hakkame ma ei tea, mida välja andma, eks ole. See on energia, mis kutsub sind kehastusse ja kohalollu. Selleks, et anda välja, sa pead esmalt kehastama. See kehastumine on hästi-hästi oluline märksõna praegu. Ma olen see, mitte ma ei keskendu selle väljendamisele, sest kui ma ennem ei ole see, siis ei ole ka midagi väljendada. Ehk siis ma ei pea siin silmas rolle ega staatust, ma pean siin silmas sinu algolemust, sinu algkoodi. Ma olen iseenda kõige ägedam versioon ja siis see energeetiliselt paistab välja, et ma ei pea pingutama selle tõestamiseks ja selle näitamiseks. See on see kehastumine, ma kehastun, ma olen. Ma lihtsalt olen ja võtan vastu ennast sellisena, nagu ma olen. Sest jälle tuleb see võrdusmärk, puu on ka paigal. Ta seisab paigal, ta ei tee mitte midagi, kas sa tead, et ta on puu. Ja täpselt samamoodi on sinuga, kas sa oled paigal, sa ei tee mitte midagi. Sa ei pea tõestama, sa ei pea vehkima ja inimesed teavad, kes sa oled. Et see on see enda vastuvõtmine. Deep down, sügaval juure tasandil, juurtsakra tasandil, juurtsakra on ka siin märksõna, juured, seeme.
pühapäev on seemne mulda istutamine. Seeme seal mullas vajab aega, eks ole. Ta seal mulla sees vaikselt toimetab. Kui sa vaatad maapinnalt, ülevalt alla maapinnale, eks ole, sa ei näe, et seal mulla sees on seemne. Mis see seal toimub, mida ta seal teeb? Aga üks hetk see pisikene rohuliblekene paistab sealt välja ja sealt kasvab suur taim või puu, eks ole. Aga see, et sa ei näe välispinnast, välis selle pinna pealt, et seal mulla all midagi toimub, ei tähenda, et ei toimu, seal toimub väga palju. See seemnekene on kõige olulisem puust ju, sest ilma selle seemneta puud ei kasva. Täpselt samamoodi on sinuga, et praegune see portaalipäev on see seemne valmistamine, seemne istutamine. Ja ma rääkisin ka nädalavahetuse energiat sellest otsusest, eks ole. Kes ma siis olen? Mis väärtused ma sinna seemne sisse panen, et see seemneke saaks kasvada selliseks, nagu ma tahan? Reflekteerimine minevikku, kust ma olen tulnud, mida ma olen õppinud, kõik läbi positiivse ja tänulikkuse võtme, eks ole, mida ma olen õppinud, kui palju ma olen kasvanud, kui palju takistusi ma olen ületanud ja ikkagi püsti jäänud, ikkagi olen ellu jäänud. Et kogu see elujõud, ma jäin ikkagi ellu, ma sain hakkama, ma tulin välja, see elujõud pane sellesse seemne sisse praegu, et see kasvaks selleks suureks puuks ja hakkaks toitma ja hakkaks looma. On vaja kehastada seda, kes sa oled, mitte näidelda seda, kes sa oled. Kehasta, ole ja siis see paistab välja. Ära kiirusta, ära sea suuri ootusi sellele päevale ega eeldusi. See on selline vaikne päev, vaikne olemise päev, mediteeri, hinga, istu, ole, joo teed, joo kakaod. Ma jumaldan tseremoniaalset kakaod. Seda saab paaris Eesti netipoes ka osta. Kakao on imeline vahend, mis toob sind enda sisse nii sügavale, nii kohale, et sa saad täieliku ühenduse iseendaga. Ja võib-olla homme ongi selline nii-öelda nagu rituaalide päev, et paremini jõuda iseenda sisse, kes ma tegelikult olen. Mida ma siis tegelikult kehastan. Võib-olla see mida ei sobigi sinna hästi, sest see on läbi mõistuse lähenemine. Lihtsalt ma olen. Ma lihtsalt olen see, mis ma olen. Ma isegi ei mõtle, ma lihtsalt võtan vastu selle, kes ma olen. Ja küll see hakkab ennast näitama nagunii. Ei olegi teist võimalust, kui sa hakkad kehastama ja vastu võtma ennast sellisena, nagu sa oled. Ma juba panin siia laua peale, ladusin välja sõnumi ema puult, kosmiliselt ema puult meile. Esimene kaart, mis ma tõmbasin, oli müntide 7. Rääkides siin seemnetest, siis müntide 7 energia ongi selline, et seemnest kasvab vili, aga see on aeglane energia, see võtab aega, eks ole. Et me ei saa veel kohe vilju noppida, me ei saa kohe näidata, et näe, see on minu kasvatatud, eks ole. Meil ei ole seda välist tõestust. Praegu on see ootamise aeg, et need lilled hakkaksid õitsele. Praegu on see aeg, et valida uued teistsugused suunad, uued väljavaated, uued ideed, uued voolud, kuhu minna, eks ole. Praegu on see energeetilise sätitamise aeg. Tuleb muidugi ka konfliktikaardid siia sisse, tekitab segadust ja muidugi tekitab mõistuse tasandil segadus see esiteks, kui me ei tee mitte midagi. Mõistusel on vaja kogu aeg midagi toimuks, eks ole, kogu aeg on vaja midagi hakseldada, midagi mõtelda, midagi nagu teha, eks ole, et kuidas see saab olla tegemine, kui ma mitte midagi ei tee. Aga teinekord kõige olulisem tegemine ongi see, et sa oled paigal. Ja see mõistusse sekkumine, see on täiesti okei, et see tahab siia tulla. Sul ei peagi olema vastus olemas, sul ei pea olema see selgus olemas. Sa pead avama ukse, ma usaldan, ma võtan vastu
ja siit alates saab alguse minu kõige ägedam potentsiaal. Nagu ma olen öelnud, hobuse aasta saab olema enamike jaoks, kui mitte kõigi jaoks, kõige vägevam aasta seni. Eks ole, see tuli hobuse aasta praegu. See saab olema enamike jaoks kõige vägevam aasta seni. Ehk tegelikult saab veel ägedamaks minna. Ja see on lihtsalt see number üks aasta meil, kus me kogeme, et oh my goodness. Pane see oh my goodness seemne praegu kasvama. Las ta hakkab idanema, las ta hakkab looma. Mulle meeldib, et siia tuleb täheenergia kaart ja siia tuleb kaariku kaart. Ja tegelikult mida eelduste vabam, mida mõttevabam sa suudad olla, seda kiiremini lõpuks energiat hakkavad liikuma, seda selgemalt ja arusaadavamaks sinu jaoks. Et sa ei sega oma mentaalse tasandiga vahele sellele energiale, mis nüüd luua tahab, eks ole. Ma väsi korrutamas seda, et kõik need eelnevad 2 aastat on nii palju ära puhastanud. Sa oled nii palju retsi tööd endaga teinud, et nüüd on see puhas pinnas, kus tahab hakata kasvama. Aga sa ei saa enam ise nii väga praegu sinna vahele sekkuda väliselt. Need energiat tahavad loomist. Ja need energiat loovad tänu sellele, mis väärtuse sa sinna annad. Sinna sisse annad, mitte väliselt. Tänutunne, armastus, usk, usaldus. Ja lase sellel tasakaalul luua, ära sekku vahele. Luba endal puhata, luba endal olla. Vaata seda energiat. Käsi tuleb ülevalt, tõmbab nii-öelda mulla seest, pimedusest selle mehe välja. See ongi jumalik sekkumine. See on see jumalik taipamine, jumalik kanaldus, mis tahab läbi tulla. Kui sa annad sellele ruumi, kui sa oled pidevalt mõttes ja tegutsemises, siis ei ole ruumi sellel kanaldusel tulla. Sellel on vaja anda ruum, et see taipamine saaks tulla. See taipamine ongi selline, mis aitab sind edasi ja tõmbab välja, eks ole. Et võta eeskujuks endale see puuenergia, kes seisab paigal, aga ta on ja ta loob ometi väga palju, eks ole. See kosmiline emapuu, kosmiline emapuu, kes valvab meie kõigi üle, kes jagab oma vilju meiega siis, kui need on küpsed. Varem ei ole mõtet, tooreid vilju ei ole mõtet anda, sest need ei toida, pärast kõhu valutama. Ja sellepärast ei olegi mõtet kiirustada. Kõht hakkab valutama. Otseses tähenduses ka, eks ole, kui me hakkame kiirustama, tuleb ärevus ja mida ärevus teeb, meie kõhus hakkab kõht keerama ja kõht hakkab valutama. Lõpuks on kõht lahti ka. Et ei saa seda kiirustavat energiat praegu endale lubada, sest villi peab saama valmis. Et see oleks toitev. Nii, mis see emapuu meile veel öelda tahab peale selle, et sit still, ole ja usalda. Tule läbi meditatsiooni minu juurde tagasi. Meie kõigi sees on ka energeetiline emapuu siin südames. Läbi südame tasandi saadki sa kosmilise emapuuga ühenduse ja sa saad leida oma südame väärtuse, tuleb selline väljendus. Sa leiad sealt oma südame väärtuse. Sest minu juurde ei saa sa tulla kellegi teisena kui ainult iseendana. On see emapuu sõnum. Sest ma näen nagunii läbi maskide, ma näen, kes sa tegelikult oled. Tule minu juurde ja ma näitan sulle, kes sa tegelikult oled. See on nagu mingisugune kutse sinna emapuu juurde minemiseks, mediteerimiseks. Võtan need kaardid.
Make time to relax. Anna endale hoolt, anna endale tähelepanu. Vaata, ta on vannis. Mul tuli ennem eelmises sõnumis läbi see ka, et vanni on vaja minna. Vett on justkui nagu vaja. Et midagi nagu see vesi aitab meelde tuletada, sest vesi mäletab. Vesi mäletab. See sõnum on mul pikka aega läbi tulnud. See sõnum tuli mul läbi juba vist, no mitte pikka aega, võib-olla nädal aega või rohkem. Kui ma ühendasin ennast delfiinide teadvusega. Sest unetasandil mulle tuletati seda reaalsust meelde, delfiinide tasandi reaalsust. Ja tuligi sealt see sõnum läbi, et vesi mäletab. Ma ei ole sealt edasi jõudnud, mis see siis on, eks ole. Võib-olla homne portaali päev, pühapäevane päev ongi see, et see mälestus avada läbi vee. Kui sul ei ole vanni, võta kaus, pane käed vette või pane jalad vette. Mine veekogu ligidale. Et ühendu kuidagi veega ja aita omal see mingisugune ülioluline mälu, hingemälu taastada, siis sealt tulebki see väärtus, kes ma tegelikult olen. Jälle mingi killukene juurde, eks ole. Ära pinguta selle teadmise saamiseks. Luba sellel olla, luba endal olla. Ära loo eeldusi, ära loo arvamusi. Las see tuleb ise. Ja kui ei tule, kui see teadlikkustasandis ei tunne, et see taipamine või see nägemus või see teadmine on tulnud, ei tähenda, et seda reaalselt ei tulnud. See võib olla zip-failina, eks ole, laadis sulle alla ja mingil ajahetkel, õigel ajahetkel, kui temal on õige ruum ja nii-öelda see tingimus olemas, siis see avaneb. Aga homme tuleb see seeme. Ma näen emapuud nagu kuidagi niimoodi, nagu ta annaks meile. Midagi. Protection. Kas ma juba seletasin, kui kaitsvana ma tunnen seda emapuu energiat. Enesele andestamine ja ka see tuli eilses lugemises Helpful Person. Enesele andestamine. Sa ei saa panna oma seemne sisse süütunnet, sest siis sa kasvatad süütunnet ja sa kasvatad endale uue süütunde puu. Ja süütunde puu on närbunud, haiguseid täis, nõrk. Ja tema juured ei lähe sügavale. Sest temas ei ole elujõu energiat. Süütunne võtab ära elujõu energia. Ehk siis see puu piltlikult öeldes, see uus reaalsus, mida sa kasvatad, vajab elujõu energiat. Tohutut elujõu energiat. Süütunne võtab selle ära. Andestamine kõige sügavamal tasandil. Ma olen universumi lemmiklaps. Kõik need teod, mida ma olen teinud, on sündinud sellest, et mul ei olnud teadmisi ega oskusi ega valikuid, paremaid valikuid, et teha teisiti. Ja ma annan endale andeks. Sest siit edasi ma lähen paremini. Ja siis saab kasvada meie energeetilised puud. Väga elujõulised, mis on meie kaitsjaks, meie varjuks, meie toeks, meie viljakandjateks, meie toitjateks, mis iganes. See on see uue reaalsuse kasvatamine praegu, uue tee seemne mulda panemine. Selleks on vaja täiesti aeg maha võtta ja selleks on vaja teha otsus. Et nii nüüd hakkab minema. Nüüd hakkabki looma päriselt minu kasuks kõik. Panen selle ka sinna seemne sisse. Sa võid niimoodi ette kujutada, tuleb jälle järgmine visuaal mulle. Kujutan ette, mul on siin seeme. Võid joonistada isegi seemnekene. Ja panen sinna laused. Mida see loob? Minu parim reaalsus. Mis ma enne ütlesin, ma ei mäleta enam.
mis iganes lause see oli. Küllus, armastus, kõik need, mida sa luua tahad, need väärtused on seal seemne sees olemas. Võt. Nii. Kas on vajalik sõnum edastatud? Ma kuulen seda vaalade häält endiselt, kuidas vaalad seda õhku välja puhuvad ja sukelduvad ja vaalad samamoodi on ju matriarhistlik kogukond, süsteem, ühiskond, kuidas, ma ei teagi, kuidas nimetada. See mother of the whales, vaalade ema. Sealt tuleb mingisugune, kui see emapuu tekitab meis juurtšakra tasandil, juure tasandil selle maanduse, siis see vaalade energia praegu toob see spirituaalse tarkuse meile. Vaalade energia tuleb Siiriuselt. Siirius B, kes teab tähehingedest midagi, eks ole. Ja delfiinid ja vaalad kõnnivad seal kahel jalal. Nad on lihtsalt siin planeedil võtnud veeloomade kuju. Aga neil see sügav spirituaalne tarkus ja telepaatiline ühendus. Delfiinid on üksteisega ühendatud telepaatiliselt hääle kaudu ja teadustasandi kaudu. Juured või puud on ühendatud juurte kaudu. See kahtepidine ühendus. See on kuidagi väga oluline praegu. Miks see oluline on? Sest see peab tulema siia kokku. Siit juurest peab tulema siia südamesse kokku. Spirituaalne teadmine, mis on siin kroonis ja juure teadmine, mis on juurtšakras, peab tulema südamesse kokku ja siin. Ja see südamesse kokku tulemine, südame armastuse energia ongi sinu emapuu energia, mille najalt sa saad kasvatada oma seemet. Mille najalt hakkab looma läbi südame tarkuse, läbi südame teadlikkuse. Sest süda on see keskpunkt, eks ole. Siin on 3 tšakrat, kroon, 3. silm, kurk ja siin all on 3 tšakrat. Juur, sakraal, päikesepõimik ja süda on täpselt keskel. See on ühendav lüli. Ja juured ja spirituaalsus tuleb tuua kokku. Kehastada, et see hakkaks välja paistma. Et see sinu energiaväli hakkaks peegeldama seda, kes sa tegelikult oled. Mitte ei etendaks rolli. Tule oma südamesse. Ja siis sa kuuled mind, ütleb emapuu. Tule oma südamesse ja siis sa kuuled mind. Väga huvitav, ma tahaks juba seda meditatsiooni ette võtta. Täna võidki muidugi. Täna õhtul ja homme, sest täna on 10. laupäev, eks ole. Ja on 3 ühte järjest. Energia peaaegu on juba sama võimas. Kui sul homme ei ole mingil põhjusel aega seda teha, siis tee täna. Neid meditatsioone endaga ja seda enda sisse tulemist. Tundub, et ma nüüd võtan otsad kokku. Vajalik sõnum sai edastatud. Vägevat taipamist, allalaadimist ja seemne pidandamist või kasvatamist sulle. Muidugi vägev oleks kuulda ka teie tagasisidet ja kogemust, kui keegi tõesti võtab meditatsiooni ette, et suhelda kas siis emapuuga või delfiinide ja vaalateadusega, mis iganes. Üliäge oleks ka kuulda teie kogemusi, et võid mulle alati jagada. Mõnusat päeva jätku ja nädalavahetuse lõppu ja portaalipäeva. Ole tubli, tšau!